minu nimi Taavi. Täna näitan teile, kuidas SimpleBeam tarkvaraga teha kiirelt ja lihtsalt ventilatsiooni eelarvet. Jah, just nimelt eelarvet, sellepärast et lihtsalt mahtude väljaarvutamine SimpleBeamiga on lihtsalt liiga lihtne. Selleks on mul olemas üks kütte- ja ventilatsioonimudel. Näidiseks võtan välja kõik ventilatsioonidetailide mahud, kleebin igale ventilatsioonidetailile automaatselt külge ette antud ühikhinnad ning pärastpoole ekspordin Excelisse mahud koos ühikhindade ning lõpphindadega. Selleks, et mitte ükshaaval detaile sorteerida, on mul ette valmistatud programmi seadistus, mida saab kasutada erinevate mudelite puhul. Selleks avan template'i ning lisan sinna juurde KVPP mudeli, sama mida vaatlesime. Arvuti hetke mõtleb. Seni näitan, mida template endast sisaldab. Siin on mul olemas Exceli kujul käskude ja loogikate defineerimise keskkond. Siin saan ma lisada kõikidele detailidele vastava mudelis leiduva koodiga ühikhinna. Siin on näiteks toru, 800 toru, ühikhind on 6 eurot ning sama template'iga annan ma programmile ka käsu see ühikhind korrutada läbi jooksvate meetritega, et saada iga toru detaili hind. Samuti sisaldab see valideerimist ehk et annan ette, et kõikidele vendi detailidel peab olema küljes hind. Sellega saan ma kindluse, et ma mitte ühtegi detaili, mis mudelis olemas on, ei unusta. Nii, programm avab vestlusakna, et minu mall on rakendatud ning vaatame, mis juhtus. Exclude ehk mudelist eemaldatud on kütteosa ning mudelisse on jäetud ventilatsiooni osa. Paistab igati komplektne ja korrektne. Vaatame, kas on tekkinud ka hinnad, näiteks selle toru näitel. On tekkinud uus property set, kus on ühikhind ja hind. Hind on arvutatud, ühikhind korrutada pikkusega. Miks on roheline märge? On see, et malli reeglites ma määrasin, et kõikidel detailidel, mis on mudelis, peab olema hind. Ning antud detailil hind on roheline märge. Siin üleval näeme punast märget. Siin on midagi halvasti. Vaatame, millega tegu. Tegemist ventseadmetega. Vaatame, kas on hind. Hind puudub. Lepime kokku. Ventseadmete hind on 2000 eurot tükk ning taaskord roheline märge. Nüüd on kõikidel detailidel hind olemas. Ning võime asuda mahtude ekspordi juurde. Mahtude eksportimiseks on mul eelnevalt valmis tehtud Exceli ülesehitus, kus ma olen grupeerinud endale vajalikud parameetrid Excelist tuttavasse ülesehitusse. Näiteks on mul kõik mürasummutid, mida on kokku 204 tükki, hinnas 984 eurot ning iga ühe juures veel omakorda rida, mis tähistabki siis igat mürasummutit eraldi. Siin on võimalik vaadata, mis infi meil nende kohta on. Samamoodi toru kohta. Siit näeme, punaseks läksid kõik detailid, mis sisalduvad sellel vahelehel. Siin näeme me hinda, siin näeme me tüki arvu
ja siin näeme me kogupikkust. Info olemas. Ekspordime Excelisse. Mahuraportid. Toru. Ning tekkis uus fail. Avame selle. Nii lihtsalt ongi mul Excelis olemas nii toru tükiarv, hind kui ka pikkus. Nõnda. Samamoodi on võimalik teha kõikide ehituskonstruktsioonidega ning minu poolest arvutada automaatselt kas või kogu maja hind. Juhul, kui projekteerija teeb muudatuse, laadime programmi sisse uue projekti, näeme automaatselt kohe, milline on hinnamuudatus. Järgmiste kohtumisteni lisainfot saate video jaluses olevalt veebiaadressilt tulitech.com. Tänan tähelepanu eest!